Alustan ühe looga. See on ühe noore rootsi-eesti naise lugu, kes on sündinud ja kasvanud Rootsis, kelle ema on rootslane ja isa eestlane. Isa sundis mind minema Eesti kooli, kuigi ma vihkasin seda. See oli tema jaoks nii oluline ja kui ma noorem olin, siis ta ütles alati, et ma olen eestlane, et ma ei ole rootslane, sest talle oli see tähtis. Ja ma arvasin, et ma pean valima, et ma ei saa olla mõlemad. Alles siis, kui ma olin 15, siis ma sain aru, et see on okei. Ma võin olla mõlemad. Olen oma identiteediuuringute käigus suhelnud kümnete mitmekultuuriliste inimestega. Rootsi eestlaste, Kanada eestlaste, Eesti venelaste ja paljude teistega. Ja julgen öelda, et 90% nendest on õnnelikud selle kahte kultuuri kuulumise võimaluse üle. See on teinud nende elu huvitavamaks, teinud neid inimestena avatumaks ja andnud uusi karjäärivõimalusi. Nagu üks väliseestlane ütles, mu elu oleks päris igav, kui ma ei oleks eestlane. Mõeldes seda, et on saanud tänu sellele suhelda Eestis elavate inimestega ja vaadata maailma teisest vaatenurgast. Ka Eestis elavad venelased võiksid nii öelda. Kuid kas selles on ka midagi halba, kas need inimesed on millestki ilma jäänud tänu sellele, et nad kuuluvad kahte kultuuri? Võiks ju mõelda, et kui sul on antud, õigem oleks öelda, sa oled otsustanud võtta endale kaks kultuuri, siis millest sa saad olla ilma jäänud. Aga oluline on see, kuivõrd vanemad ja ühiskond laiemalt suudab neid kultuure sulle edasi anda. Kui see edasiandmine jääb poolikuks ja sa ei omanda kumbagi päris õigel viisil, siis võib juhtuda, et sind ei võeta omaks ja sa jääd mõlemast ilma ja see võib teha inimese õnnetuks. Identiteediuurija Veronika Bennett-Martínez on näidanud, et see, kui hästi kahe kultuuriga hakkama saadakse, sõltub nii inimesest endast kui ka laiemast ühiskonnast. Sageli peetakse probleemiks kultuuride vahelisi erinevusi, et mida erinevamad on kultuurid, seda keerukam on kahte kultuuri kuuluda. Aga see ei ole nii. Kultuuri erinevus on õpitav. Probleem on see, kui kultuure nähakse ka konfliktsetena. Ja konfliktitaju tuleb sellest, kuivõrd ühiskond sunnib assimilatsiooni peale, kuivõrd sunnitakse valima ühte kultuuri teise ees, nii nagu isa seda avaloos tegi. Ja siin võiks mõelda, miks on nii, et Eestis elavatest venelastest ainult 1/3 ütleb enda kohta Eesti venelane, on valinud kaks kultuurilisuse. Ja 2/3 ütleb venelane, mis on turvaline valik. Isiksuse omadustest aitavad kaks kultuurilisusele kaasa kõrge avatus ja madal neurootilisus, samuti empaatia tunne ja kõrge ekstravertsus. Kokkuvõtteks võiks öelda, et kui me tahame, et Eestis elavad teised rahvused võtaksid omaks ka Eesti kultuuri lisaks oma päritolukultuurile, siis lisaks keeleoskusele, mis on ka väga oluline, mis avab uksi ja aitab suhelda eestlastega, on samavõrra tähtis, kuivõrd me ühiselt suudame luua keskkonna, mis annab võimaluse öelda, ma võin olla mõlemad.